Ida prefektuuri pressiteade vahendab, et 10. novembril teatati, et Jõhvis Narva maanteel asuvas müügikioskis kasutati ostu eest tasumiseks võltsimistunnusega 50 eurost rahatähte. Rahatähel puudus visuaalselt märkavad võltsituse tunnusmärgid, mistõttu saadi teada sellest hiljem, väidetavasti pangas. Meie pöördusime Jõhvi politseijaoskonda, et uurida, kui sageli on esinenud juhtumeid, eriti just meie maakonnas, võltsitud maksevahendi ja väärpaberi kasutamisest. Sel aastal on avastatud 24 juhtumit, mis on olnud menetluses Ida prefektuuris. Ja kui nüüd võrrelda eelmiste aastatega 2015 ja 2016 aasta, siis me ei saa öelda küll, et oleks tõusudel. Pigem on umbes samal tasemel või pigem on vähem kui varasematel aastatel. Missugused on kõige enam levinemad võltsitud rahatähed? No sellel aastal saab välja tuua selgelt, et enamus või siis rohkem avastatud rahatähtedest on 50 eurost kupüürid. Kuidas ära tunda, et tegemist on võltsitud rahatähega? Esimene kontroll peaks olema siis turvaelementide siis ülevaatamine. Hologrammid, vesipildid, turvaniidid, mis on tavasilmale nähtavad. Ja kui on näiteks ultraviolettlamp, siis on omad tingimused, millele see rahatäht peab vastama, et see on, kõik on internetis vabalt kättesaadav, kui ei ole sellega kursis. Ja muidugi kõige kindlam on detektor, millega me kõik suuremates kaubanduskeskustes kokku puutume kauba eest tasudes. Lõpetab Ida prefektuuri kriminaalbüroo organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht Rainet Juuse. Talituse juhi sõnul on kontrolliks kõige õigem koht pank, kes võltsitud rahatähtedest teavitab koheselt ka politseid. Meile teadaolevalt on kannatanute poolt läbi viidud kõrvalasuvate hoonete videovalve järelvaatamine, mis on andnud ka tulemust. Nendelt kaadritelt on hea võimalus näha isikut, kes soetas müügikioskist ostu 2 konservi näol ja mille ta hiljem rahuliku südamega prügikasti viskab. Olge tähelepanelikud.